Head kuulajad, tere! Mina olen Meeli Nintsar, olen Eesti Põllumajandus-Kaubanduskojas toiduvaldkonna juht. Ja minul täna siin EPA stuudios on partneriks Epp Songissepp, kes on teadus-arendusasutusest BioCC vanemteadur. Tere, Epp! Tere! Ja me räägime sellisest huvitavast tegelasest, kelleks on Hispaania teetigu. Ja põhjus, miks ma kutsusin teid siia vestluspartneriks, on see, et me septembri keskel, 11. septembril tegime ühe konverentsi, kus te rääkisite sellisest teile igapäevasest teemast, nagu selleks on bakterid ja mikroorganismid. Et te ju igapäevaselt tegelete mikroorganismidega, on nad siis head või halvad. Ja põgusalt ühe slaidi peal näitasite ka teetigu. Ja sealt mul tekkis küsimus, et kas me tegelikkuses nagu teame päris täpselt, mida see teetigu teeb meie põldudel ja kuidas ta mõjutab meie toidu tarneahelat. Et me teame, et teetigu, Hispaania teetigu, keda on nimetatud ka mõnes mõttes valesti Lusitaania teeteoks või ka siis Portugali teeteoks, ja need on väidetavalt siis kõik erinevad liigid. On mul õigus, Sepp? Jah. Just, et väidetavalt siis Hispaania teetigu on Eestis juba registreeritud 2008. aastal. Ja sealt algab halvas mõttes tema võidukäik. Tänaseks, kui ma just siin hiljuti vaatasin ka Keskkonnaametis olevat kaarti, siis võiks öelda, et teetigu on vallutanud absoluutselt terve Eesti. Ehk et võib-olla siis mõned väikesed saared erandlikult, aga suuresti siis suuremates linnades loomulikult, kus on nende erinevate istutus siis pallidega ta meile siia aedadesse jõudnud. Ja väga paljud inimesed just sel aastal on siis hädas selle teeteoga just oma koduaedades, sest ilm on olnud soodne ja teeteol on olnud palju süüa ja ilmastik on siis soodustanud tema levikut. Aga nüüd minnes tagasi sinna toiduohutuse konverentsile, kus sa siis rääkisid, et tegelikkuses arusaadavalt me ei saa ju teeteo levikut peatada ja arvata, et ta jääbki siis ainult meie aedadesse, et ta jõuab ka põllule. Ja siis sa mainisid, et lisaks sellele, et ta ise on selline, kes sööb palju, kannab ta endaga kaasas palju halba, mis võib rikkuda meie toidu. Et ole hea, räägi, mida see teetigu meile võib halba teha? No, see teetigu on nüüd, nagu me kuulsime 2008. aastast juba meil siin, aga nüüd on see probleem, see populatsioonilaine tekkinud, kus me näeme teda igal pool, et sellel teol on levik nii-öelda passiivne, kus me siis toome ta tõesti mingi mullapalli või istikuga, aga teiselt poolt on ta ise ka päris käbe tegelane, et erinevatel andmetel suudab ta siledal pinnal 7 meetrit 2 tunniga edasi kõndida, nii et muidugi oleneb, kui palju kõrsi ja taimi ja kive talle ette jääb, aga ühesõnaga ta liigub ka ise ja ta kasutab ka veeteid, et ta on niisugune niiskuselembeline elukas, kes on ka nõus mööda kraave ja kraavipervi ise edasi liikuma, nii et tänu sellele ta rändab ka omaalgatuslikult, mitte ainult tänu meile. Ja loomulikult ta on nagu iga vallutaja, ta tuleb massiga, ta on hästi edukas teo enda vaatepunktist või ta on tegelikult nälkjas on siis ilma kojata tigu, et ta sööb, tal on hea isu ja ta paljuneb kiiresti ja teda on palju ja tänu sellele ta ka teeb kahju rohkem ja ka mõjub, surub välja ka meie oma neid endeemseid liike või meie oma tigusid ja nälkjaid. Aga see probleem nende tigudega ongi just ennekõike massis, et kui teda on palju, siis ta suudab rohkem kahju teha, vähe sellest, et ta närib ära taimed
ta armastab süüa eelkõige ka seda, mida meie armastame, toidutaimi ja samas ta kannab ka endaga kaasas mikroobe, nagu iga elusolend on, mikrobiota on kaasas. Ja nagu öeldakse, et sa oled see, mida sa sööd ja kuna see tigu on kõige sööja, muuhulgas sööb ta ka väljaheiteid ja oma surnud kaaslasi ja üldse raipeid ja ta on selline kleepuv, siis jääb nii tema külge kui ka tema sisse igasuguseid mikroobe, kellega ta siis oma teel kohtub ja ta võtab selle endaga kaasa ka meie toiduahelasse. Et esimene probleem, kui ta satub nüüd põllu peale või karjamaa peale, siis ta rikub ära ka selle, kui meil on ka loomad põllu peal, et nad ei taha seda loomade söömus väheneb sellepärast, et ta ilmselt ei ole ka maitsev, kui see tigu suhu satub. Et kari põlgab selle karjamaa ära, aga kui ta satub sileeritava materjali sisse või rohu sisse, millest silo tehakse, siis kui me mõtleme, need täiskasvanud teod on sellised suured ja rammusad, et juba selle liigse valgu lisamine sellesse loomasööda sisse võib tekitada biogeenseid amiine, mis kui ta jõuab selline silo, kehva kvaliteediga silo jõuab lauta, siis see mõjutab esiteks karja tervist ja teiseks tigu kannab kaasas ka mikroobe, kannab kaasas võihappekääritajaid, et kõik põllumehed teavad, et silo on üldse väga selline keeruline ja paljudest teguritest mõjutatud asi ja me lisame nüüd selle teo sinna, kui teda on palju, siis ta toob ka kaasa need võihappekääritajad, kes rikuvad ära esiteks silo kvaliteedi ja teiseks, kui ta satub siiski lauta või looma nina ette ja see loom tõesti selle ära sööb, tavaliselt ikkagi ka põllumajandusloomad taipavad ära, et ta ei ole hea ja maitsev, aga kui see juhtub, siis see võib ka läbi lehma sattuda juustupiima sisse ja siis on meil tegemist juba juustulõhede ja juustu kvaliteedi langusega. Aga teine probleem on ka see, et see tigu kannab kaasas ka listeeriat, et on uuritud nii tigude sisikonda, nende väljaheiteid kui nende kehapinda ja see on, listeeriat on leitud mõlemast kohast, nii tigude väljaheitest kui ka naha pinnalt, sest see ilmselt kleepub sinna peale. Ja on ka uuritud seda, et kui kaua see listeeria, siis kui ta on söönud selle, listeeria on looduses laialt esinev mikroob, aga kui ta on sisse söödud, siis see tigu peale ühekordset söömist ta umbes 20 päeva suutis seda levitada. Kui ta nüüd satub järgmise nii-öelda toidu juurde, mis on ka listeeriaga nakatanud, siis põhimõtteliselt tigu kõnnib oma elu jooksul ringi ja levitab seda mikroobi piki toiduahelat. Ja muidugi silo puhul ei ole see probleem selles mõttes, et kui just see silopall ei ole või silokile ei ole katki läinud ja tekib jällegi silo aeroobne riknemine, sel juhul võib see sattuda ka loomani, aga enamasti see silo siiski elimineeritakse. Ja ma küsin selles mõttes selle loomasööda kohta, et selles mõttes sa tõid selle silo näite välja, et kas ta põhimõtteliselt sellel Lusitaan, ütleme siis õigesti tegelikult see Hispaania teetigu, et kas ta võib elutseda ka nendes siloaunades, et kas seal on tema jaoks piisavalt hea, iseenesest süüa on, sooja on, kas see niiskus, et kas on põhimõtteliselt võimalik tekitada selles siloaunas temale ka väga sobilik elukeskkond? Tõenäoliselt pigem ta satub sinna juba surnud kujul, et see sileeritav, see rohi, mis maha niidetakse, see hekseldatakse ära ja need teod, kes seal rohu peal on või rohu sees on, et nemad purustatakse ära. Nii et me ise levitame siis kogu seda teosisikonda ja seda tigu ennast, ja need siloaunad kaetakse tavaliselt pealt kilega, et sinna ei tohiks mitte midagi väljast sisse sattuda, nii et ma kardan, et päris siloaunast ta elama ei asu, et ta leiab palju mõnusamaid kohti oma teel. Ja selles mõttes, et sa tõid ka välja, et see tigu ise nähtavasti ei ole kõige maitsevam, et nähtavasti meie sellise põllumajandusloomad eelistavad teda mitte süüa. Et kas on olemas ka teadmine, mis selle loomaga juhtub, kui ta iseenesest väga suures koguses tahtmatult neid teetigusid ära sööb, et
kas ma saan aru, et need uuringud täna on väga algtasemel, aga mida me üldse selles mõttes oleme maailmas uurinud teeteost, et me teame, et ta mõjutab ühte või teist, et sa tõid välja selles mõttes bakteriaalsed haigused, mida nad põhimõtteliselt võivad ju levitada. Et kas on ja kui palju tegelikult on meil sellist teadusuuringut? Et tähendab, see teaduskirjanduses ongi probleem kui tekib probleem, siis asutakse uurima. Et kõigepealt hakkas see info liikuma just altpoolt ehk lõuna poolt, Lõuna-Euroopa poolt, kus eelkõige just muretseti selle pärast, et kui palju ta ära sööb. Et see tigu on võimeline kahjustama 70% taimest ja ta sööb põhimõtteliselt kõike, mis talle ette jääb. Ja samas on ka öeldud, et ta armastab väga rapsi ja rapsipõlde, et kui on külvatud rapsid, need taimikud, et kui on tigude hulk, et see tigu ongi väga kahjulik siis, kui teda on palju, et kui tigude hulk on 100 isendit ruutmeetri kohta, mõelge seda, kui paksult nad seal on, et siis nad on võimelised kuni 25% rapsisaagist ära sööma reaalselt. Et see on nagu tema kõige hullem, et ta on hea isuga ja hävitab lihtsalt toitu. Aga on uuritud ka just ennekõike, peale nüüd selle on ka hakatud uurima seda, mida ta endaga kaasas kannab, neid mikroobe ja kuidas ta siis piki toiduahelad liigub ja loomulikult, kuna ta rändab igal pool, ta armastab väga inimtekkelist keskkonda, et kus on sile tee hea minna ja ka eraaiapidajad on temaga mures, et ta reostab ära need taimed ja samas ka nüüd on värsked uuringud Austriast olid, kus nad uurisid, et ta võib ka joogiveesüsteemi ära reostada, ta jääb sinna filtrite ja joogiveesüsteemi kinni, et sealt võib see listeeria on kurikuulus selle poolest, et ta suudab teha hästi biokirmet. Ta jääb pindadele hästi kinni ja siis ta liigub ka selle joogiveega võib joogiveesüsteemi liikuda, nii et seal on potentsiaalne oht on ka selles plaanis ja teiseks, kui toidukasvatajad, kui see taim nüüd, kes on teoga kokku saanud, satub toidutööstusesse, siis on lihtsalt üks saasteallikas rohkem, millega me toome sisse mikroobid toidukäitlemiskeskkonda, kus nad pindadele kinnitavad, aga õnneks meie toidutööstustel on ka enesekontrollisüsteemid, nii et nad suudavad ka seda päris hästi ohjeldada. Jah, et selles mõttes, et sa ütlesid õigesti, et on üks ohuallikas juures, millega me täna võib-olla ei ole nii harjunud arvestama, aga mis on ilmselgelt probleem, pigem nagu kasvav probleem. Et sa seal toiduohutuse konverentsil rääkisid ka sellest, et üks asi on see tema ise, see, mis ta nii-öelda kaasas kannab, need mikroobid, mis tal seal seljas on ja mida ta nii-öelda levitab, aga sa rääkisid ka sellest ilast või limast, et me näeme, et kui see teetigu liigub, siis tõesti selline kleepuv asi jääb, nii-öelda rada jääb järgi, et kas see on ju oht omaette ja tekitab väga palju probleeme? See võib tekitada küll, sellepärast, et kui tal on nahapinnal on see lima sees on mikroobid, siis temast jääb see nii-öelda ka mikroobne jalajälg lisaks sellele lima jäljele ja kui ta kõnnib üle salatitaime, siis ta jääb sinna kinni ja see lima iseärasus on ka see, et see on hästi siuke tihke ja teda on raske maha pesta. Et kui teda nüüd meie aedades palju, siis selles suhtes võiks nagu ka eraaiapidajad tähele panna, et näiteks laps ei võtaks peenrast maasikat ilma pesemata. Et oleks mõttekas kõik need taimed, et kui on see tigutoht, siis ikkagi enne ohtra veega üle loputada need saadused enne söömist. Ma just tahtsingi küsida, et mis on see nii-öelda inimesena kõige nagu lihtsam viis sellest limast lahti saada, et ta ei ole ju nii, selles mõttes nii kergelt puhastatav asi, et on jah, et ka inimesed, kes igapäevaselt oma aedades nendega tegelevad ja mõnes mõttes kogemata võtavad kiirelt nii-öelda sõrmega kinni, et see teo nii-öelda ollus sul küljes on ikkagi omajagu aega, ja inimesed pesevad, ma ei tea, veeriga kordades, et sellest lahti saada, et kuidas sa põhimõtteliselt selle sealt kurgi või tomati või salatilehe pealt niimoodi kätte saad, et seal tõesti seda lima alla see ei jää?
see on hea küsimus, et see oleneb ka nüüd sellest taimest, millest me räägime, et kurk on suhteliselt kõva objekt, et teda on kergem pesta, kui meil on tegemist maasika või sellise pehmema taimega, või viljaga, mis suure nühkimise peale lömmaks läheb, siis on see tõsine probleem, et meil ei ole seda, selle kohta mina ei ole kuskilt leidnud ka kirjandust, et mida siis teha. Et inimestel endal soovitatakse küll kindaid kanda, aga et mis siis teha, kui ma tean, et mul on see tigu oma koduaias, et kuidas ma sellest limast lahti saan. Ja selles mõttes meil siin EPA raames olen ka siin mitmete põllumeeste käest küsinud, et kas nendel on juba teetigu põllu peal ja et kas nad on sellega kokku puutunud. Siiamaani nendega, kellega ma täna siin rääkisin, ütlesid, et nende põldudel veel ei ole, aga ma tean, et on küll ja see, nagu sa tõid välja, et rapsida armastab eriti, et nähtavasti on ta ka meie selles rapsipõllul, et kas sa tead, mida võiks see põllumees teha, et piirata seda teetigu oma põllul, sest ütleme niimoodi, et täna Keskkonnaamet ja üldse kõik kohalikud omavalitsused, kes tegelevad teeteo probleemiga, ütlevad ju, et kõige parem ohjeldamisviis on siiski nagu teeteo kokkukorjamine. Et päris põllu pealt ju ei kujuta, et neid ühekaupa hakkaks korjama. Et mis on see tänane kõige parem soovitus, kuidas põllult teda ikkagi kätte saada? Sa tõid ka väga sellised, me omavahel rääkisime kardinaalseid näiteid, et see ongi, et alati on hea soovitada väiksema aiapidajale, et tehke seal tigude see tara ümber või korjake kokku, on ka väga niisuguse innovaatilisi, et kes siis võtab looduse appi, kuna looduses on ka olemas loomad ja linnud, kes seda söövad, et tõesti võime soovitada siilisõbralikku aeda või siis loota, et mõni metssiga seal või mäger neid tigusid sööb. Aga ma arvan, et see probleem meie vabariigis veel tahab aretamist ja läbimõtlemist, sest mujal on mindud kuni siis põllupinnase või selle mullakihi ära korjamiseni, kus see teomunad ja need noored teod võivad sees olla, nii et tegelikult siin on need asjakohased ametid peaksid kui see probleem edasi kestab ja meid ei päästa näiteks karm talv, siis on see teema, mida oleks vaja kindlasti selgitada. Kas selles mõttes, et tõesti, et ta on küll 2008. aastast Eestis levib ja tõesti, et sellel aastal on ta kuidagi eriti probleemseks tulnud, et kas sa tead, kuidas seal nende kodumaal nad selle teeteoga siis paremini hakkama saavad? Nad kodumaal ilmselt, kui ta on kohalik, siis seal ei olegi ilmselt probleemi, et seal on tõenäoliselt, see tigu ei kannata väga palju põuda ja nagu me teame, et lõuna pool on ka need põuad ja põlengud ja mis kindlasti teda pidurdavad, aga meie kliimas on, et miks meil siin praegu see probleem on tekkinud, ongi, et kliima on muutunud, meil on soojad talved, et see tigu kannatab kuni -2 kraadi külma, aga külmemat ta enam ei kannata, et jääb loota ka, et loodus ehk tuleb meile appi ja aitab seda. Loodus leiab tavaliselt ikka mingi tee, eks ole. Et kui on selline invasiivne liik, siis alati leidub ka mingi vastuliik, et siin on ka pakutud neid armsaid karvaseid loomakesi ehk lagritsa taastootmist ja et võib-olla see tuleb isegi asjale kasuks, et mõni uus, et midagi uut ja kuradit peltsepuliga välja ajama ei ole mõtet hakata, et mingeid invasiivseid liike sisse tuua, et selle teoga võidelda, et võib-olla tõesti siis on see väiksemas mahus mehaaniline ärakorjamine, aga suuremas mahus siis siin peab tegema ilmselt ajurünnakuid ja tigude teadlastega ka suhtlema. Just, et kas me selles mõttes põgusalt puutusime ka seda toidutööstuse poolt ja sa tõid just eelkõige selle piimatootmisel, juustutootmise probleemi. Kas ka teistes tööstustes, ma ei tea, pagaritööstustes, lihatööstused, et kas ka nendel võib tulevikus tekitada see teeteo siis hävitustöö probleeme? Põhimõtteliselt, lisame siia kohe juurde need taimsete saadustega tegelevad ettevõtted, eks ole, kus otseselt satubki põllult roheline taim
kapsast pidi ka see teetigu väga hästi armastama, ta satub selliste taimsete tooteid käitlevate ettevõtete puhul on see sama probleem, aga kui me nüüd mõtleme seda, et näiteks pagaritoode on väga hea näide selle kohta, kui meil on tegemist pagaritoode, see on komposiittoode, et sealt tuleb piimatööstusest näiteks kohupiimad ja muud või vahukoored ja teiselt poolt, kui me tahame marju, maasikaid ja muud, et need tulevad teisest kohast, et pagaritööstuses võivad need erinevad nii-öelda kokku saada, need saasteallikad. Halvasti läheb. Aga kuidas see töö, selles mõttes ma mõtlengi, et neid tooraineid võib ju igalt poolt tulla, nagu sa nimetasid, et võib-olla nii-öelda piimatoodetega levib, võib-olla ka nende taimsete saadustega levid, et mida üldse toidutööstus täna saaks teha, et kas siis nagu, kas on olemas mingisugune võimalus teada saada, et siin võib see oht olla selle teeteoga või see on ikkagi pigem see oht, mida see tigu kaasas kannab? See on pigem see oht, et mida see tigu kaasas kannab, et kas see listeeria, võtame nüüd selle kõige koledama listeeria monotsütogeenes, et kas ta tuleb nüüd teoga kaasa või ta tuli kuskilt mingi mullasaastusega kaasa või kolmandat teed pidi. Ega selle toidu käitleja vaatepunktist on kõige tähtsam, et seda mikroobi tema majapidamises ei oleks. Et eelkõige tuleb lihtsalt ohjeldada, need ohjemeetmed jälgivad, et võib-olla tõesti, kui see on niisugune silmatorkav mingisuguse mikroobi rünnak toidutööstuses, et keegi paneb oma tootmises tähele, et midagi on teisiti kui vanasti, siis võib hakata kahtlustama, et kust ta tuli, aga põhimõtteliselt lihtsalt, et omaenda neid kvaliteedisüsteeme jälgida ja hassapit ja jätkata seda, mida nad tänapäevalgi hästi teevad, et ohjemeetmeid. Just, et meie selles mõttes hästi selline lühike intervjuu hakkab otsa saama. Kas sul on midagi selles mõttes kindlalt südamel, mida saaks kindlasti öelda selle teeteo kohta, mida me peaksime edaspidi rohkem tegema, millele võib-olla rohkem tähelepanu pöörama, mingid soovitused ettevõtjale, teadusasutusele, võib-olla siis riigile, et mis on et mis me peaksime tegema tulevikus paremini, et ohjeldada mitte ainult selle teeteo, sest need invasiivseid liike on ju veel. Need probleemid tekivad, siis tavaliselt sillast minnakse siis üle, kui ta tekib, et siin peab ikkagi nagu mingisugused huvigrupid peavad oma kokku saama ja ajurünnakuid tegema, et on ka need malakoloogid ehk teoteadlased, on vastavad ametiasutused, toidukäitlejad, kes siis võib-olla veel keegi, et lihtsalt üritades need meetmed välja mõelda, välja töötada, sellepärast, et ega üks mina ei olegi nagu võimeline maailma parandama lõplikult, aga et me koos ilmselt suudame sellest, kuna ka teised on mingil moel hakkama saamas selle probleemiga, siis küll meie ka saame lõpuks. Kõige võib-olla selles mõttes olulisem info on vast ikka pigem see, et tigu oma nii-öelda kui inimene või kui loom selle teo ära sööb, et otseselt ju kohe nagu midagi ei juhtu, et pigem võib olla see probleem siis, kui neid tigusi süüakse nagu väga palju ära, küll aga see tigu tõesti on ju väga suure isuga ja lihtsalt ta võib hävitada väga suurt saaki ära, et kindlasti see on probleem ja see on kindlasti kasvav probleem, millele tuleb tähelepanu pöörata ja mul on väga hea meel, et sa selle teema tõstatasid ja just selles vaates, et me ei räägiks ainult kodumajapidamisest ja mitte ainult sellest, et ta sööb ära tõesti selle nagu meie kasvatatava saagi, vaid et tal on ka muud haiguseid levitav komponent juurde, millega tuleb tulevikus kindlasti arvestada ka toiduohutuse seisukohast. Aitäh kutsumast, rääkimast ja tegelikult ju see tigude probleem ongi kui me ütlesime 2008. aastast meie maa peal, aga probleem on praegu, nii et see hulk on just tähtis, et kui me suudame teda tagasi suruda, vastu võidelda, siis peaksid asjad ka paremini minema. Jah, loodame ikka parimat ja suur aitäh sulle, Epp!